Tere kallid tennisõbrad, on 15. september ja äsja on lõppenud Davis Cupi teise maailmaliiga matš Eesti-Mehhiko, mis toimus reedel laupäeval Kalevi spordihallis. Mina olen saatejuht Gunnar Leheste ja minuga on täna siin mehed, kes seda matši väga lähedalt nägid. Mina ise nägin ka reedesel päeval lähedalt, laupäeval natuke kaugemalt. Aga Riho Kallus oli meil seal, aplaus, oli teadustaja ja vist oli ka natukene korraldusega seotud, nagu ikka Riho ei suuda ennast eemal hoida, kui Tallinnas midagi vägevat toimub. Ja Toomas Kuum oli siis Delfi TV kommentaator. Kuulasite kõik? Koos Rihoga, jah. Koos Rihoga. Riho oli siis... Master of Ceremony ja siis nii edasi. Funktsioon oli vähemalt 4. Kuidas oli 2 rollis korraga olla? Oota, mis sa siis tegid, kui sa pidid teadustama, siis sa panid endal Delfi TV klapid kinni või? No nii oli, jah. Nii oli ja siis Toomas sai seal vahepeal üksi kommenteerida, siis vahepeal oli vaja MC rolli ka täita. Ainult seda ei olnud nii palju, see oli vähe. Aga millest võiks alustada? Mina alustan sellest, et tegelikult oli vinge. Mina olin reedesel päeval kohal, 900 inimest ütles mulle Allar Hint, Tenniseliidu peasekretär, ja tegelikult see atmosfäär oli seda, mida me Eestis ikkagi väga tihti ei näe. Jah, ma olen sinuga nõus, et see Kalevi spordihall oli äge, et see koht on kihvt ja maja ajalugu on ju tennisega väga seotud, tenniseks kunagi ehitatud hall ja kõik see atmosfäär ja see oli äge, aga üks suur aga on see, et ega midagi pole teha. Eesti tennisel tuleb tuhka pähe raputada ja tuleb vastaseid tunnustada, et see on kurb. Ma korra küsin seoses selles atmosfääri, tähendab, et kas üldse on siin matšpallis kunagi juttu olnud, et selle Kalevi spordihalli, see, mida korra Riho mainis, et see tegelikult oli plaanitud ju tennishallina. Ja mis mind nagu, ma ei tea täpselt, kuidas see reljeef või kui sissepääsu juures, kus on korvpallur ja iluvõimleja, et huvitav, et sinna nagu tennisemängijat ei olnud peal, aga kujundatud. Isest on hästi äge maja ja ma olen nõus mitte ainult selle, mida sina Gunnar ütlesid ja Riho ütleme ka kinnitas. Vaatamata tulemusele ja võib-olla seal veel mõnele nüansile, mida me täna käsitleme, eks, valikute küsimus, siis selles plaanis, et see koht, see aura, üldse just see koha aura eelkõige, ma isegi ütleksin, ja tegelikult suhteliselt okei valgustus, ma saan aru, et mängijatel ei olnud selles suhtes ka kriitikat, see on hästi oluline tennises ikkagi, et see oli nagu väga okei, et siin ei ole üldse küsimust, ta mahutavus oli ja tegelikult ega laupäeval tuli ka rahvast ja seal mingi hetk oli enamus ju kohti oli, ega neid vabu kohti väga palju ei olnud. Osad inimesed tegelikult seisid, millega tundsid nagu mugavamalt olla seistes. Nii et jah, et see Kalevi korra veel spordihalli puhul, et siis oli algul tennis, siis tuli korvpall, tegelikult enne vist oli kergejõustik, isegi kujutat ette, et Kalevi spordihallis hüpati kolmikud kaugust, joosti 60 meetrit, hüpati kõrgust ja siis tuli nagu see kergejõustik läks sealt välja, siis tuli korvpall ja edasi olid juba tsirkusartistid esinesid ja kõik, aga 2 tenniseväljakut seal ikkagi oli. Ja tegelikult mingil määral sai seal veel taga. Kas seal taga ei olnud 2 isegi kõrvuti? Jaa, üks oli üksikmängu joontega ja teine, mina olen seal mänginud ja siis tegelikult oli teoreetiliselt võimalik ka mängida veel seal teises otsas. See, kus see praegu põhitabloo on. Aga seal oli veel harjutus korvpalliväljak, aga minu meelest olid seal veel jooned ka, aga ma nagu väga ei mäleta, et sinna oleks nagu võrku pandud. Aga jah, et võib-olla siin Rihot ennetan, et mõte oli ju ka selles, et see, võib-olla see eelmises saates me isegi natuke rääkisime sellest, et see otsus oli ju ka mingil määral see nii-öelda, mitte et juubelihõngu, aga seal ju omal ajal ju mängiti mitu Davis Cupi matši ja just see, et mängiti puupõrandal. Aga Toomas, kas sina seda liivaväljakut ka mäletad või millal see puu sinna tekkis? Ei, mina jah, nii palju kui mina esimest korda niimoodi, kui ma nagu teadlikult nagu mäletan, et ma seal üldse võib-olla ise reket käes astusin, see võis olla 74, 75 siis oli juba puupõrand, jah. Aga ma tõesti ei mäleta, et kes ma olin päris väiksem. 62 sai maja valmis, jah. Ei, siis, jah. 13 aastat. Vist ei olnud veel meid planeeritudki vist. et selles mõttes kõik väga okei.
ja väga hea oli seal, kohvik oli seal olemas ja kõik, et nagu ja kõik see loogiline kuidagi liikumine ülevalt sealt ja väga nagu mängijatel mõnus. oli mugav, riietusruumid kohe lähedal, kõik kohe hästi ma nägin, et reedel olid kohvikus päris paljud lauad reserveeritud. Kas need olid tennise publikule reserveeritud või seal need olid joonekohtunikud, pallikad ja ma arvan, et kes sõid seal, jah, see oli mitte, nende. Ma tean, et see kohvikus saab ka broneerida mingid peielaudu. Ei, see oli kõik seotud ikkagi Davis Cupiga, aga see oli jah, need on nii-öelda korralduse poole pealt. Et nendel on ju piiratud aeg, eks. Kindel aeg, nad peavad seal saama ja siis nendel on tõenäoliselt oma special see menüü. Seal olid morsid juba valmis. Ja, need olid joonekohtunikud, pallipoisid, pallitüdrukud. Et see on alati, et selles mõttes hästi kompaktne ja mõnus koht ja no ju osad ju spordivõistlused toimuvad siiamaani seal. Ja seal on ka tegelikult see väga hea laekõrgus on, et seal ikka saad loppi lasta korralikult, et ma arvan, et ma ei tea, palju täpselt tundus, siuke 15 meetrit tundus küll vist võis olla. No kuna ta oli planeeritud tennis. Ja. Ma hakkasin mõtlema täna hommikul, kus oleks veel parem atmosfäär Eesti-Mehhiko matšiks. Ja andke mulle andeks, aga ma jõudsin tõdemuseni, et Mehhikos oleks ägedam. Sest kogu see, olles ise Mehhikos käinud ühe korra tennist vaatamas, Guadalajaras aastalõputurniir, VTA. Ainuke seal oli muidugi väljakud olid jubedad. Tookord, kui sa käisid see naiste turniir. Jah, aga seal oli palju jubedaid. See kattelis, lõpuks oli et nüüd tahaks seda matši uuesti näha, aga lihtsalt Mehhikos. Seal oli tegelikult, vaata jällegi, ma mäletan, kui nüüd natuke sellest rääkida, siis seal oli nagu jällegi võib-olla, kui sa lähed vaatajana sinna pealtvaatajana, mõtled, on fantastiline atmosfäär, aga kui palju tegelikult mängijad rääkisid sellest, kui raske see neile oli. Kõik nad olid eurooplased, kõik nad tulid Euroopast siseväljakutelt, klimatiseerumine, õue ja nii edasi, et seal oli väga palju muid nüansse jälle, mis olid väga keerulised mängijad. Sa mõtled mehhiklastele? Ja ei, ma mõtlen nendele 8, kes mängisid Mastersit tookord, kui Anett mängis. Sa räägid sellest. Ja. Aga ütleme, see atmosfäär oli kindlasti hea, kuid eeldaks natukene sellist, ma mõtlen seda kaasaelamist või sellist, nagu me oleme harjunud, ütleme korvpalli, samas Riiasse ei käidud või üldse, aga eks see tennis on natuke spetsiifilisem, Davis Cupis on natuke rohkem lubatud tegelikult, mitte lubatud, aga tavaliselt on seda lärmi ja möllu rohkem, et seda, võib-olla see häälekus on ainuke asi veel nii-öelda, see detsibellid võiksid olla kõrgemad, kui siin kodus mängime. Aga muidu jah, ei ole midagi. Reedel vähemalt mina nägin pealt, et seda Eesti fännisektorit hoidsid üleval Levandi, treener Levandi. Armand siis, jah? Ja Armand. Ja Eke istus tema kõrval, Eke Tiidemann. Ja peab kiitma ka, kes hoidsid saalis kindlasti elektrit tõus, olid mehhiklased. Jaa. Tegid ka kõvasti häält, et need oli vähe. Mina vähemalt esimesel päeval nägin ka mingeid Mehhiko fänne. Oli, istusid seal samas tiimi taga kohe. Ja veel tribüün seal otsas ka. Mina pakun välja, et seal oli ikkagi oma 20 inimest. Jah, paarkümmend mehiklast olid küll. Ja nad olid päris häälekad. Väga äge ju. Ja. Aga tulemus kahjuks nii äge ei olnud. Alustades siis esimesest päevast Mark Lajal võitis 2 setis nende, kes oli siis 3. number lõpuks või? Luis Carlos Alvarez Valdes oli 4. tegelikult. Kui sa võtad nagu edetabeli koha järgi, aga reaalselt ma ei tea, see edetabeli koht selle mängija puhul ka ei ole objektiivne, see on selge. Ma loen need tulemused või kiirelt ette, kuidas meil läksid settide kaupa, ja siis arutleks ühe nüansi üle ja siis räägiks ka matšidest eraldi. Siis Klinka kaotas 3 setis, andis päris toreda lahingu tegelikult nende mehhiklaste esinumbrile Rodrigo Pacheco Mendesile. Siis teisne päev algas paaris mänguga, ka 3 setti madistati, meie poolt mängisid Mark Lajal ja Oliver Ojakäär, nende poolt Alvarez Valdes ja Pacheco Mendes, ehk siis samad mehed, kes esimesel päeval üksikmängu mängisid. Ja siis Mark Lajal kaotas kahjuks Pacheco Mendesele ehk nende esinumbrile 4-6 ja 5. matši ei olnudki vaja pidada. Aga mis kõik osalised enam-vähem välja tõid, et arvati, et väljak on kiirem, kui ta tegelikult oli. Ja selle põhjuseks toodi väljaku alla jäänud korvpalliväljakut. Ei muuda mitte midagi, 0.
see ei puutu üldse asjasse, ma ei tea, kas mehhiklased sama juttu rääkisid, küsimus on selles, et sa ei saa seda nii-öelda portatiivset väljakut loomulikult sellise sarnase põrkega, nagu on päris kvaagatega väljakud. Sa võid küll teda erinevalt värvida, aga see, et seal all on parkett või see ei muuda seda. See ei puutu asjasse. Ma rääkisin ka selle taanlasega pikalt ja küsisin ka, et kas see alumine pind kuidagi muudab, aga see ei ole teema, et teema on ikkagi see, et ainuke küsimus, et sa võid muidugi neid kihte seal peal esiteks nagu teha kiiremaks värvida ja aeglasemaks värvida ja teine asi on see, kui palju see pall seal kinni võtab, et sa saad teda, kas ta on nüüd natuke siledamaks kulunud või on ta natuke karedam, et ta oli küllaltki kare ja ta kulutas pallil, nii-öelda vaat see pall ja see väljak kokku, see kombinatsioon oli nagu natuke võib-olla selles mõttes jällegi väga ilus on vaadata seda tennist, sellepärast et see tennis eeldab sellist maletamist seal väljaku peal, kellele sobib rohkem kiirem, kellele vähem, noh, see on nii ja naa, aga ma arvan, et see lõpptulemust ei oleks väga muutnud. Aga Ivanov ütles, et esimese päeva lõpus pressikonverentsi mälu järgi panen, et me tellisime sama väljaku, kuna Laialile see mängus Monfilsiga Tondiraba jäähallis sobis ja tellisime isegi natukene kiirema, aga välja kukkus aeglasem. Ei vasta tõele, see ei olnud Tondirabas, see oli Unibetis ja see väljak oligi kiirem. Vahe oli selles, et Unibetis oli teine pall. See tegi selle asja kiiremaks, et põhiline oli palli vahe. Palli valis Eesti, jah? Jah, ja see oli ka arusaadav, see võib-olla ma ikkagi kuidagi nagu ei tähtsustaks seda üle. Ma ei tähtsustaks seda üle, et lõppkokkuvõttes ikkagi võidab ju parem selle kohtumise, et see on selge, et natuke võib ju mõelda, et kas kellegile midagi rohkem sobib või vähem sobib. Aga see ei ole selge, et mehiklastele sobib aeglane mäng rohkem? Ma ei tea, aga on see nüüd selge, et kui Pacheco Mendes mängiks kiirem väljaku peal, et siis oleks ilmselgelt meie poisid paremad, no ilmselgelt mitte. Jah, absoluutselt, et see on ikkagi tegelikult nagu midagi pole öelda. See matš algas väga, väga ilusti ja ma pean ütlema, et mul on nagu ülihea meel on, ega tegelikult kui võtta Margi esimest mängu Alvarez Valdese vastu, Mark tõmbas väga raske mängu välja ja Alvarez Valdes me nägime teda ka paaris mängus suurepärane mängime, ülihästi mängis. Mark ju tegelikult alustas väga raske võiduga ja siis veel see esimene setivõnd Klinkalt, mis oli ulmetennis oli, Danil mängis nagu väga head tennist. Et see matš algas väga hea vungiga, aga me teadsime, et sellel Pacheco Mendesel on varu ja see mees, midagi pole öelda, on lihtsalt parem, No ma ütleksin niimoodi, mis puudutab nagu võib-olla väljaku katet või seda kiirust, et küsimus on natuke võib-olla selles mängu, kui sa vaatad nagu seda mängustiili, ma mõtlen just selles mõttes, et kui võib-olla siin platsil, mis nüüd oli see üks nüanss, et ega sa seal nagu 1-2 löögiga punkti ei lõpetanud. Variant võis olla, et kui sul on hea serv ja ma ütlen, siin servis oli ka kindlasti, kui me ütleme kõiki mänge algusest lõpuni, siis ikkagi vastased olid nagu selles mõttes nagu ühtlasem oli neil see servi ütleme see joon nii-öelda. Et meie omadel kõikus, et tuli ka mõned game'id super, aga see kõik läks ühte game, ütleme. Tehti seal 3 väga head servi, siis jälle järgnes game, kus ei saanud esimest servi sisse võib-olla. Aga mulle tundub, et nagu millest see tingitud, aga kogu aeg oli nagu see, eks see mängustiil ka oli mehiklastel, ütleme, pigem selline mitte nüüd kaitsetaktika, aga nad väga hästi suutsid surve alt hästi rebitud löögid, suhteliselt sinna tahajoone lähedale ja see löök trajektoorilt, meie meeste pallid on võrgu kohal, hästi lähedal seal põhimõtteliselt ikkagi lendavad, aga mehiklastel on see löögikaar kõrgem, tal nagu jõuab jälle positsiooni tagasi võtta ja neile sobisid need pikad punktid, sest et ma vaatasin ka seda viimane mäng näiteks, Mark 1 punktiga efektselt võitis, ta pidi 4-5 üliteravat lööki tegema. Vastane võis seal mõne punkti nii võita, et just mängis rohkem selle pikkuse peale, selle rebitud, siis võib-olla natuke vähem rebitud, et kuidagi see, just see löökide arsenal või see mängustiil nagu oli mehiklastele nagu sobiv, et ma selles mõttes ütlen, et kas nüüd tõesti mõni ülikiire kate, ma ei tea, me oleks seda, kas seda üldse saabki niimoodi portatiivselt kuskilt tuua, et ega Tondi on küll hard ja ka kiire plats, aga ta ei ole ju kõige kiirem.
kate ju tegelikult nendel kõvakatete osas. Et kas see oleks tõesti päästnud? Ma lihtsalt arvan, et võib-olla see oleks sobinud meie mängidel rohkem. Aga me peame vaatama tervikut, me ei saa nagu lähtuda ainult sellest, et nüüd lähme kuskile, ma ei tea, kas või angaari kuskil mängima, eks, kus on see kate kõige sobivam näiteks oleks ja me peame vaatama tervikuna. Et ikkagi inimesed saaksid nautida, saada meie mängijaid näha ja kokkuvõttes on ikkagi meie mängijad ju tuuril ju mängivad kogu aeg. Nad peavad suutma väikeste mingite nüansside oludega harjuma, mehiklased suutsid seda ja võib-olla tõesti ükskõik, mis muu variant oleks, ütleme midagi lihtsalt poleks nagu nii olnud. Et väga palju otsustas tegelikult ikkagi, ma arvan, paaris mäng, see lõi nagu selle mentaalse poole. Margil oli palju raskem mängida, Mendesel oli palju lihtsam seda 4. mängu mängida. No, ma tahaks ka võib-olla öelda, ma arvan, et Voova oleks siin kõrval, oleks muga nõus, et ei jääks nagu kõlama ainult see, et meie Davis Cupi meie Eesti Davise Cupi meeskonna arengustrateegia on see, et valida õigem väljak ja õigem pall, et tegelikult me peame paremini tennist mängima hakkama, et see on nagu kõige... see sobis. No 25 aastat tagasi ka, aga me pole kunagi teisest grupist edasi pääsenud. Ma tahan lihtsalt öelda seda, et täna meil on tegelikult väga hea tiim, me mängisime head tennist, meil vastased olid paremad. Et ja küsimus, võib-olla kõige suurem küsimus, mis on küsimärk, on see, kuidas me saame paremini paaris mängu mängima hakata. Sest me teame seda, Mark Lajal mängib kõrgemal tasemel, Mark paari ei mängi absoluutselt. Oliver Ojager natukene on lootust selles mõttes, et Ameerika kolledžites mängitakse paaris väga palju, paaris mängutrenni tehakse, aga nüüd peab olema keegi kõrval ka, kes paari mängib. Ei ole võimalik, et Oliver ja Mark mängiksid tuuril koos paari. Absoluutselt erinevad turniirid, erinevad ja isegi, ütleme, kui me spekuleerime, et Oliver jõuab sama kõrgele kui Mark mingil hetkel, ikka küsitav. Kas mängitakse paari või mängita, kipub ikkagi nii olema, et need üksikmängijad ei mängi paari tihti kaasa. Et see on nagu tegelikult see koht, mida nagu peab nagu mõtlema, et kas siis peaks võtma üldse selle strateegia või taktika, et ongi 2 meest, kes spetsiaalselt tuuril kogu aeg mängivadki paari ja hakkavad paarismängus koos harjutama ja tegema. Me nägime ikkagi seal paarismängus oli klassi vahe mõnes mõttes ikkagi, et mehiklased mängisid paari. Tamm mängib ju päris palju paari. No jällegi, ta mängib ka palju paari, meil on ju paarid, meil ju alles mängisid Mölder Troost võitsid paari, meil on ju tegelikult tegelikult Justkui, aga need on ITF ikkagi. See on üks asi ja ütleme siin aegu tagasi oli just Eesti ju, isegi veel Künnap ja Tsopel just tõmmati väga palju just ju paaris mängudega tõmmati matše veel ja rääkimata päris vanadest aegadest, et Eesti oli just vastupidi tuntud väga, Eesti tennissistid väga kõvad just paaris mängid. See on Davis Cup, Tobias Rasmussen, kes selle väljaku Taanist tõi, just rääkis, oli nii õnnelik, et Taani läks 2-0 Hispaania vastu juhtima, näed, et päris hea seis ja lõpuks, mis selgus, kaotasid paarismängu, Ruune kaotas 2 matšpalli pealt Pedro Martinezele ja kaotasid ka kohtumise 3-2, nii et see on Davis Cup, Jah, et seal tundus, et näiteks tundub, meil tundus ka mäng ja sett juba ja kõik oli ilus ja aga see nii on Davis Cup, Mis sa just paarismängu osas just, et oli ju seal täitsa esimese setis oli päris mitu situatsiooni, hiljem praktiliselt neid enam ei olnud küll väga, kus oli kommunikatiivselt seal Margil ja Oliveril päris mitu punkti läks tegelikult. Aga see ongi see teema täpselt, see teema, et kes nüüd lööb palli, kes võtab. Sul on võib-olla see nädalakene harjutada koos, eks ju, palju nüüd sa said seda teha, et kes kokku on mänginud, nad juba intuitiivselt teavad, mida paaril teeb, kelle peale jääb, on ju, me nägime seal mängu alguses, neil läks nii-öelda sisseelamise aeg, nad mängisid tegelikult väga hea teise seti, aga sellise paari vastu ei ole sul sisseelamise aega. Nagu Valdes ja Mendes mängisid suurepäraselt, et sa pead kohe esimesest punktist olema nagu ülihea. Valdes ja Mendes mängivad tihti paari? Ma ei oska öelda, ma ei tea, kas nad mängivad tihti paari või mängi, aga nad mängisid hästi. Ja nad olid rohkem seal võrgu sees mõlemad. Tähendab, see situatsioon, kus on nende mängijad mõlemad on võrgus, aga niimoodi, et meie mängijad on mõlemad võrgus, et suudavad nii survestada, et vastane peab siis seal tagajoonelt nii-öelda võrgumängijat üle mängima. See oli ikka pigem oli see olukord, kus vastane oli kogu aeg seal ees. Ma küll ei näinud eriti, ma ei sattunud küll peale eriti palju, ma nägin Mehhiko paarismängu üksikuid treeninguid, väga intensiivsed ja spetsiifilised harjutused, mida nad tegid treeningul, et ma ei tea, ma ei oska meie tiimi kohta, ma ei näinud väga palju neid situatsioone, aga ma nägin nad väga tõsiselt sellele paarismängule keskendusid ja valmistasid ette seda. Et ma ütlen veel kord, ega siin midagi teha ei ole, siin lihtsalt tegelikult lõppkokkuvõttes vastased olid paremad, ja nii on.
Mul ei jäänud silma, kas Ivanov põhjendas ka, miks on meil just Ojakäär ja Lajal? Ma ei tea, see tundub igati loogiline valik tegelikult, see tundub igati loogiline valik. Oliver on ju tegelikult väga hea paaris mängija iseenesest ju võitnud Grand Slami noortel turniiril ja väga suur võrgus tegelikult mõlemad meie poisid on väga, Mark on ka väga osav võrgus on ju, aga ikkagi see kokku mängimine ja kui sa üldse ei mängi, see ei ole vahet, kui sa üksikus väga hea, aga sa peaks mingit praktikat, mingit võimalust, aga praktiliselt asi on selles, et see matš, Davis Cupi matš on teise õhustiku närvipingega, üks asi on seal kuskil ITF-i turni, isegi Challengeril seal mängid, see on ikkagi selline, ma ei ütle, et paarismäng on nagu fun, aga nendele, kellel on üksikmäng põhifookus ja siis mängitakse paari, see on niisugune väike lisa nagu trenn või kukutakse välja vahepeal üksikmängus, sa saad nagu mängida, see on rohkem nii, aga Davis Cup see on Davis Cup. Vastased olid, eks vastased, miks nad seda harjutasid nii pingsalt, ma ütlen, et meie ei harjutanud, miks nad seda tegid? Nad arvasid tõenäoliselt ikkagi, et Lajal võtab selle punkti ära, siis nad teadsid ka seda, et Klinka on praegu päris soos, et ei pruugi lihtne mäng tulla, võib ka meile minna ja siis nad said aru, et siis neil võib olla olukord, kus nad on selg vastu seina, et nad peavad paarismängu igale ära võtma. Ja et ma sellepärast ma usun, et täiesti võimalik, et neil läks võib-olla 50% sellest treeningprotsessis just isegi paarismängul. Me omavahel Toomasega arutasime ka, et see ükskõik kumb, on see Mendes või on see Mark, kes läheb 1-2 kaotusseisult mängima üksikut, siis väga suure tõenäosus, ma ütlen, jällegi oleks, on ju, aga kui oleks eduseis 2-1 paaris meile, ma arvan, Margil oleks ka hoopis lihtsam olla Mendese vastu üksikut mängida, see on nagu selge, nüüd oled selg vastu seina mängid seda, see on ikka hoopis teine, et sa oleks saanud nagu nii-öelda vabamalt ikkagi minna mängima seda. See ongi, Mendes ja Mark, ma ütleks, et nad on ikkagi väga võrdsega mehed täna, et ei saa nagu öelda, varasemad tulemused on ju näidanud ka, et praegu on 2-1 on mängu tegemine. Meil on 2-1 Mendesele, et Margil tegelikult see eelmine kaotus Mendesele oli ka väga-väga napp, et oleks peaaegu 2-0, on ju. Aga nad on võrdsega, Nad ongi, ma arvan, et praegu mängib. Arvesta, kui noor ta on ju. Mendes on küll sellise esisaja, miinimum esisaja potentsiaaliga kohe kindlasti. Ja, see on näha seda mängustiilist või mängu, see, kuidas ta mängib. Ja vigu praktiliselt ju ei tehta. Neil võisid seal, sama oli ju Mendesel just selle esimeses mängus, Klinka mängis muidugi väga hästi, aga Mendes nagu elas sisse ja pärast ühel hetkel vaatad, et üldse vigu ei tee. Praktiliselt lihti. Ja vaata, eks nendel ongi, et need omavahelised mängud ongi, need omavahelised mängud õpetavad, kes sellest õpib, kes järgmises mängus teab, kuidas paremini taktikaliselt seda mängu võtta, ma ütlen, kindlasti Mark ka sellest mängust sai jälle mingisuguse lisapagasi, et kui ta nüüd järgmine kord mängib, et kuidas sa siis lähed taktikaliselt, mida sa tahaks muuta, mida tahaks teistmoodi teha. Nende vahelised mängud ongi väga-väga põnev. Mendes Lajali mängud ülihuvitavad. Ei, selles mõttes ei olnud ühtegi igavat mängu. Jaa, selles mõttes et mitte ühtegi sellist ühepoolset. Sa vaatad seda Venezuelaga mängiti, eks on ju seal. Nagu ei olnud väga midagi. Üks mäng natukene oli midagi, aga üldiselt praktiliselt ei olnud ju midagi. Üleüldiselt terve kohtumine väga nagu kõrgetasemeline tennis iseenesest, nagu kõik matšid olid hästi. Ja mehhiklased olid mitte ainult võid, nad said aru, et see tegelikult võib-olla paberi peal tundub lihtsam, aga see oli päris nii-öelda tough oli, et nad ikkagi oli näha mingi kõva vabanemine, kui võideti. Ja mis mulle meeldis, kes seal seda muusikat pani, et seal läks täiesti Mehhiko peoks läks ju. See oligi vist kas oli see Krass? Jaa, just. Esimesel päeval oli kindlasti Krass. Väga kiidame Discordit. Krass oli ka, ta ei olnud vist meil praktikal. Igatahes ta kas ta siiamaani töötab Postimehes või igatahes. Jaa, Postimehes ja Kristliin Krass, aga kiidame teda. Aga tegelikult ta jäi ju mulle silma sellega, et me tegime üleskutse, kui oli, mis see oli nüüd, jalgpalli MM oli äkki või? Argentiina mängis nüüd kellega, tuletage meelde. Finaali või? Kas ta jõudis finaali? Prantsusmaaga? Jah. Ja me tegime üleskutse, et saatke meile, eestlane Argentiinas, saatke meile videosid ja pilte. Ja Kristin tegi suurepärase reportaaži sealt. Ja igal juhul hoidis sellist elektrit õhus saalis kogu aeg ja mõnus oli kuidagi, tõmbas rahast käima. Kogu see olemine oli äge. Aga kuidas mehhiklased taustal tundusid? Oli neil mingid erisoove? Raider oli
milline? Ma tean, et Allar ütles mulle, et kapteni kohta küll mõned korrad, et hästi sõbralik ja hästi tore, aga kogu aeg oli midagi vaja ja kogu aeg oli üks ja teine ja kolmas, Allar oli päris see ei väsinud. olnud pretensioon, vaid tal oli selliseid asju, tahtis näiteks mingi söögikoht. Sa võid ju soovitada, aga kui sa väga spetsiifiliselt küsid, et tegelikult praegused interneti ajastul ja meil ei ole Mehhiko restoranist? Teada, kõik üks küsimus pole mitte sellest. On vanalinnas isegi sellel... Ma oli isegi tegelikult oli peaaegu, põhimõtteliselt kokku üks firma Eestis, kes pakub ka food trucki, Mehhiko takosid teevad. Okay. Aga ei saanud nagu, jäi natuke viimase hetke peale. Õue oleks tahtnud sinna ukse ette tuua, et kihvt oleks olnud. Aga see, mul läks nüüd meelest ära, mida me rääkisime mehhiklastest, et... Kaptenist midagi. Kaptenist, et tal oli just, Allar ütles seda, et natukene selline Lõuna-Ameerika stiil, et kõik on jube kiiresti vaja, aga ise kellaaegadest väga kinni ei tea ja siis on see, et 1,5 tundi jääd hiljaks, paned aja kinni, tulevad suvalisel ajal, suvalisel hetkel, siis on kohe vaja kiiresti mingeid asju, et kõik need asjad käisid, ma vaatasin, et reketi keelestamise teemad ja harjutusväljaku panemise teemad ja transpordi teemad ja kõik oli siuke kuidagi, kogu aeg oli midagi Allaril jälle aga kõike võeti kuidagi väga laadnalt teistpidi, aga väga toredad, väga tore tiim, väga toredad poisid. Pacheco Mendese treener, ma praegu ei teada nime veast, ega tema oli ka Haren Hatšanovi treener. Nii et Pacheco Mendes on väga heades kätes, see mees on ülimalt kogenud. See oli ka kohal või? See oli kohal, jaa. Siis ma ütlen, see poiss läheb kindlasti seal oli väga täpselt strateegia paika pandud ikkagi nendes mängudes ka, kui veel lisaks oma see personaalne treener ka kaasas, et ega see nägu pidi, ma teadsin teda. Alain Lemaitre. See on päris tuntud. Lemaitre. 56-aastane mehhiklane, ise mänginud... Ta oli Hatšanovi treener. 86. Wimbledoni kvalifikatsioonis. Aga Hatšanovist pole siin Wikipeedias pole vähemalt ridagi, aga äkki me leiame ikkagi. Seal võib-olla ka vahest võtta mitu. Ühesõnaga tuttav nägu oli igal juhul, et ei sa vaatad praegu mida? Ma vaatan valet meest või? Ei, õige mees on. Õige mees, tema treenerit ma räägin, jah? Jah. Et ja kuidagi nagu kõik see, mis seal toimus, jube vaikselt toimetas tegi, aga see üliintensiivselt ja hästi selline, näha oli, et teevad väga tõsist tööd. Et teevad väga tõsist asja, et tore tiim, tored poisid, aga mis teha? Pidi selle valusa kaotuse vastu võtma. Aga millal, ma ei ole nüüd vaadanud, et millal selgub nüüd siis see... Jah, mis edasi saab? Play-offs on kas siis nüüd... Veebruar. Jah, tegelikult on õigus. Veebruari alguses on, et päris kuu, nii-öelda jaanuari, veebruari. Tali olümpiaajal või? See loos peaks nüüd tulema siin nädala-paari jooksul kohe. Kes siin võivad tulla meil, kas nüüd tuleb nendel kaotajatest? Barbados, Pakistan. Kõik kaotajad nüüd lähevad potti või? Siis on Lõuna-Aafrika Vabariik, kõik on jube kaugel, oleneb kellega me oleme, kus mängid. Ja see loositakse ka, et kus me mängime või? Kui ei ole varem mänginud, siis on vist loos, on nii või? Ahah. Aga kui me pole näiteks Uruguayga, ma ei tea, kas me oleme üldse kohtunud. Gruusia on muuseas jälle. Aga kui Gruusiaga tuleb... Kas me vaatame kõiki World Groupi kaotajaid või? Nii peaks olema. Siis hakkame pihta Dominikaani Vabariik. Või aga seal on pärast veel need võitjad ju. Need sellest seal allpoolt. Seal on täpselt nii, et see ring on suurem, see ring on suurem. See ring on suur ja sa ei saa seda nii kiiresti, sellepärast, et allpool on... Salvador, Benin, Togo. Seal on niimoodi, et grupp 3 on veel tsoonid. Ameerika, Aasia, Okeaania, Euroopa, Aafrika ja kõik need tõusjad, siis võetakse edetabeli kohad ja siis tehakse pooleks ja siis loositakse, nii et neid on päris palju. Et praegu me siin niimoodi kiiresti ei jõua neid kõiki siin ette aga siin lihtsalt veel võib sattuda mõni selline, kellega me oleme mänginud, selles mõttes. Aga ega siin nalja ei ole, siin on ka suhteliselt selliseid, näiteks Leedu võitis, eks on ju, Benini, aga siin on ka sellised sobivaid vastasid ka kindlasti võib tulla. Aga üks asi, mis jäi veel kõlama ja nii palju, kui ma tiimiga suhtlesin ja mängijatega, kõik ütlesid, et nad tundsid esimest korda sellist, või mitte esimest korda, aga sellist väga tugevat tiimi ühtset tunnet.
eestlased. Just nimelt, et ta ütles, et see kuidagi, tennises ongi see, Davis Cup on ju selles mõttes eriline nädal just, aga et koos tehakse, koos elatakse kaasa üksteisele, koos aidatakse üksteist, kõik need taustajõud, Priit ja Voova ja Kevin ja kõik see punt, kes olid siis, aitasid Eesti koondist ja kõik see kuidagi nagu mõnus oli see, seda oli nagu tore vaadata ja Mark ju käis ka ju AK uudistes ja just ütles, et või kuidas ta kommenteeris ka, ütles, et ükskord me niikuinii jõuame, et tegelikult on see nälg on nagu olemas, et see oli ka Jaani loo pealkiri, et ükskord me jõuame. jah, et selles mõttes on nagu ikkagi nagu samm on kvaliteedis edasi kindlasti, ma julgeks öelda, et selles ei ole nagu kahtlust, aga nüüd on muidugi vaja need asjad ükskord tulemusse ka realiseerida. Ja see loos on ju selles mõttes karm, et sa ei kunagi tea, kes sul tuleb. Et Euroopa, Aafrika tsoonis oli veel väike ring vastaseid, aga loos on karm ja kõik asjad on karmid, aga kõige karmim on see, et sa pead ikkagi ise paremaks saama, et see on nagu kõige tähtsam, et oluline on, et Mark liigub edasi, Danil on ka väga ilusa arenguhüppe teinud, Kennet hakkas temaga tegelema veebruarikuus, kui Danil oli ju 500, nüüd ta on 300, eks ju. Et seal on ka näha reaalselt väga ilusat arengut ja nendel kuidagi klapib, on ju. Karl-Kiur Saar on väga hästi klappinud ka Margiga, et see punt, oma poisid kõik ja omavahel suhtlevad, toetavad üksteist ja see on niivõrd tähtis, see õlatunne, sest me oleme nii väike riik ja meil on neid mängijaid nii vähe, et kui tegelikult ma mäletan, kui Oliver võitis Ameerikas ka, eks siis oli ka sama lugu, et Markus Mölder oli Jürgeniga, Oliver oli Kennetiga ja nad neljakesi tegid koos trenni, toetasid üksteist, aitasid, et sa ei jää nagu oma ette. Ja see on hästi-hästi oluline. Aga mis meie poisid nüüd edasi teevad? Kas Oliver läheb tagasi USA-sse? Oliver läks juba järgmine hommik Ameerikasse tagasi. Saint-Tropez'e läks ju Mark, oli vist Prantsusmaalt, Challenger 125 ja mida see hakkab? Ja Tamm läks Rootsi 25 000, ma tean. Ja mis seal veel olid? Minu arust see Challenger hakkab nüüd kohe-kohe. No ja kui ta on põhitabelis, siis... Tabel on juba olemas ja vastane on teada. Äkki sa tutvustab meile? Jaa, ma võin tutvustada, aga see... Ta põhitabelis ju peaks olema. Ja. See on juba olemas, see on juba pandud, see mäng toimub homme ja... Aga see ei ole variant, ma viskan lihtsalt õhku, teadmata, mis nende meeste enda peas toimub. Et kuna meil mõlemad meie esinumbrid praegu hetkel Challengeridel mängivad, et siis ka paari proovida. Jaa. Et ei tundu loogiline või? Tundub, aga võt see ongi see, et loomulikult võiks ja ma mõtlesin just seda tegelikult, et kõige parem võimalus mängida paari on siis, kui peaks juhtuma see võimalus, et Danil ka natuke kõrgemale tekib ja pääseks kuskil Masters turniiridele, sellepärast, et aga seal on vaja edetabeli kohta kõrget. Sest seal on need puhkepäevad, et sul ei ole see nii tihe, et üksikmängu turniiridel on tavaliselt läheb nagu koormus päris karmiks. Aga seal nagu kokku lõppida ei saa, et ärme päris täiega mängive? Säästame ennast üksikmänguks. Kõik on võimalik tõenäoliselt, aga ma räägin, seal sul peab olema juba enne. Väga raske on ka planeerida ju. Ja kõik on niimoodi, et kuidas läheb ja kes ja kus ja alati. Ja siis kipub see olema, et kui keegi üksikust kaotab ja siis on mingid järgmised asjad ja siis paaris jõutakse. Ja eriti, kui sa mõtled siin Oliveri, siis temal on, seal on paratamatu, et tal on teine graafik. Praegu on isegi leebemaks läinud see USA ülikoolides, et saab võistelda ja muidu varem oli täiesti selline tunne, et väga raske oli saada. Selline mees nagu Sasha, prantslane, ma ei tea, kas ma hääldan seda nime õieti, Kujamard Vaienburg, prantslane 208 ATP. 208? Ja homme, ma ei ole ka kuulnud, ka noor 22-aastane ja homme 12:30 on see mäng. Leidsin nüüd ka selle tennis 24-st. Jaa. Ei, seal ongi see, ma räägin, see 208, vaata, ma just vaatasin huvivõrst, et Soome ju kaotas Bulgaarias, eks on ju Davis Cupis, kui sa vaatad, Ruusuvoril on see reiting on seal, ta saab protecting rankinguga mängida ja tõenäoliselt veel on seal 700 juures ja siis on neil on ju, eks on ju Otto Virdanen paarismängus Elio Vaara ja nad kaotavad, eks on ju Bulgaariale, kus 513, 664, 713, Donski on varem figureerinud. Mis polegi nagu, kui sa nii vaatad, nagu ei tohiks üldse mingit küsimust olla, on ju, kes võidab. Aga näed,
aga bulgaarlased olid ju omavahel vene nimed on nendel kuidagi mõlemad. Nad olid ju Ameerika lahtiste juunioride finaalis äkki omavahel olid vist mõlemad. Ei, mitte vene nimed, ega ongi Bulgaarias ongi sellised ja. Aga see muuseas Margi vastane oli värskelt Tampere Challengeri finalist. Kas sa mõtled seda mitte nüüd kas Tampere Challenge Pjotr Nesterov või Miile või Donski, keda sa mõtled? Mina näen hoopis, et see Margi vastane on värskelt kaotanud Putvilasele. Ja Leedu ju võitis vist, eks on ju, jah. Aga kuidas ta kaotas Putvilasele? 0-2. Mis tähendab 0-2 settidega või? 6-7, 6-7. No nalja. Tihedalt, jah. Ei, no seal on see konkurents on nii tihe, et loomulikult, mis tõttu ma tahangi seda öelda, et kui nüüd Klinka jõudis näiteks finaali. Tamperes on mänginud küll, jah. Ja kaotas seal norralasele, eesnimi on Nikolai, perekonnanimi Putkov-Kjär. No sellest, me oleme ju rääkinud sellest inimesest. Tema ju ema on ju Eesti kodanik. Mäletad, me oleme vist mingi ja neil oli täiesti ja tema isa oli vahepeal tenniseliidu peasekretär oli Norras ja tema on ju Eestis mänginud ja täitsa korralikul hakkas harrastajana, aga mul on endal kogemus. Nii Wikipedia ütleb lausa, et Putkov-Kjär sündis Norras, sündis Norra isa ja Eesti ema perekonda. Ma olen ise mänginud tema isa vastu tennist 3 korda. Ta on Saaremaal mänginud, muuseas, Riho. Mängis väga korralik. Saaremaal on mitmed aga taust on sellel ja Kjäri isal on ju taust see, et ta on tegelikult vist eraldi stardis olnud, ma ei tea, siis amatöörid veel Norra meister jalgrattaspordis. Aga veel kord, see sama Ivanov, Vassiljev mängisid Ameerika lahtistel finaalis omavahel just 2 noort bulgaarlast, nii et nendel on järelkasv. Aga siin mängisid ju paari hoopis teised mehed. Ma ei tea, kas need Vassiljev ja Ivanov mängisid üksikud mõlemad või? Ei mänginud üldse. Vassiljev on üldse maailma 2000 või tähendab 992. Ja see oli, aga ta oli finaalis. Paaris võitsid võib-olla tõesti see noor mängis, huvi pärast vaadata. Igal juhul Nesterov mängis, nüüd on küsimus kellega, ma millegipärast arvan, et Donskiga vaevalt, et Vassiljev, võib-olla Vassiljev. Laialile ma vaatan 7. asetus. Ja Helio Vaare Verdonen kaotsed neile. Putvilas sai peale alterneitina. Esimene asetus on kellegi Landaluuse. Ei, no Landaluus on ikka siin figureerinud ja seda. See nimi on tuttav. ATP 139, Martin Landaluus. Ja. Ja Laialil teine asetus, seal on Gigante. See on Itaalia, ja see on ka läbi 141. Need nimed on ikka läbi jooks, nad on ka slämmi, vahest satub ka mõni videolõiku, nad on slämmidel kõik mänginud. Palju reaalselt Laialil veel on turniire mängida? Millal ise otsustab, no veel on ikka 1,5 kuud või vähem natuke. Ei, no kui sa mängid Challengeri, võid aasta lõpuni panna. Ja selline on kauem. Ja siis sa saad Lõuna-Ameerikas on Challengerit detsembrikuus ka veel põhimõtteliselt võid. Sel aastal mingit näidismatši ei ole plaanis või? Me Toomasega võib-olla omavahel peaks Laialile ei tehta midagi. Ei, no näiteks ütleme, me oleme väikestes kastides. Ma mõtlen päris mingit eventi, eventi osa võiks olla mingid kohvriga tennis näiteks. Need on ju ägedad mängud. Aga Mastersile kutsutakse Laial või? Kuule, mis eventi, ma tahtsin öelda seda, et tegelikult me võime siin rääkida nagu seda pool täis tassi juttu või pool tühja tassi juttu ja tegelikult ega olukord ei ole sugugi nagu selles mõttes roosiline, et kuna tegelikult kõik baasid ju Eestis põhimõtteliselt on erakätes, on ju, siis me ju näeme täna, et eraomanik tahab ju kasumit teenida ja nüüd ikkagi juba pannakse tenniseväljaku peale siin neid väikseid kaste sinna padeliväljakuid, nii et ega see on tegelikult päris too mõni näide, kuhu on pandud tenniseväljaku peale?
Nõmme tennisehall, Fooruse spordikeskus kaotab päris on juba kaotatud ja need on veel, et selles mõttes, et lihtsalt see on see hetke trendi Tondile on tulnud padaliväljaku? Ei, aga see on okei. See on arusaadav, et omanik, tegelikult Tondil nad tegid tegelikult ühe kõvakattega väljakuga juurde. Et ega see on ju, aga lihtsalt mida ma tahan öelda on see, et tenniseväljakud on, kõik on erakapitalil ehitatud. Ma arvan, teistel pallimängudel ei ole sellist situatsiooni Eestis. Tennisel nii on. No padelil on ka sama, et selles mõttes. Padelil on ka sama, et seda situatsiooni ei ole korvpallil ega jalgpallil. Aga seda lootust hetkel ka ei ole, et riik hakkab tenniseväljakud ehitama. Jaa, riik ehitabki teisi pallimänge. Aga sedagi ei ole ju ehitanud. Kas meil tuleb 4 aasta pärast suur hall? Ma ei usu. Samas mina olen kuluaarides kuulnud, et nii-öelda mitte päris võimukoridoris, et võib-olla tuleb. Lihtsalt me teame, täna on nagu siin on vaja otsust, et teeme ära ja siis hakkame pihta. Ei, ja sa parem tee otsus, tegele seadusega, et sa ei või minna praegu Vabaduse väljakule ja näiteks protesteerida just selle sama asja vastu, enne kui sa pole kooskõlastanud. Loe tänaseid uudiseid. Protestiks on ikka kooskõlastada. No, miks? Kui sa otseselt avaliku korda ei rikku, miks ei või minna? Prantslased jah, ei küsi, aga meil on see seadus. No välismaal on, seal on teine lugu, seal on protestiga tulevad kaasa need igast varganäod ja kõik see on terve süsteem. Miks röövitakse nende protestidel igast poode ja asju, see on omaette lugu, see ei ole ainult nii, et need 100 000, kes seal on kõik õudselt millegagi pole rahul. Seal tulevad isegi välisriikidest, see on omaette süsteem, sellel me ei peatu. Aga ma lihtsalt räägin selle siseministrina. Et millest me räägime, tegeleme nende asjadega. Ja üldse kogu tsiviliseeritud maailm tegeleb mingi juraga. Ma täna just kuulasin mingid saateid ja me arutame seda, et kas ma olen koer, naine või mees. Meil käib sõda. Tähendab, millest me räägime? Lõpetage see jama ära ükskord. Aga spordi jaoks oleks vaja tõesti, ma saan aru, riigil ei ole lihtne. Võib-olla lihtne on öelda, et miks riik ei anna, seda ei tee. Tähendab, see on juba varasematel aastatel mööda puudujääk. Et miks Soomes või kuskil loomulikult seal on aastakümneid jõutud sellesse faasi, kus nad on praegu seal toetavad kohalikud omavalitsused. Meil ei ole seda süsteemina. Et võib-olla eraldi sportlast väikestes maakondades toetavad kindlasti. Ma tean, et mõnedes maakondades, kus sportlane, miks tulevad maakondas? Seepärast, et vähemalt seal nii palju, kui võimalik, nad ei võta nii palju seda raha sellelt sportlaselt, annavad talle jõusaalid, tasud, mida iganes, siuksed asjad. Aga kogu see süsteem on erakapitalil ikkagi, paljud alad on tegelikult erakapitalil põhinevad. See on kurb lihtsalt, et ütleme, et selge see, tennis on kallis spordiala ja nii ja naa ja kõik teavad, et see maksab raha, aga kui me juba alla 10-aastased lapsed käivad juba grupitrennis niimoodi, et sa põhimõtteliselt iga trenni eest maksad a la 25 €, eks ju, et siis see ei pärja, et sa isegi ei jõua nagu sinna etappi, et üks hetk võib-olla sa leiad toetaja või sponsori, et tegelikult see lapsevanem lihtsalt ei ole võimeline seda maksma. Ja see on nagu kurb, et selge see, kui sa oled üks hetk seal 14 või 16 ja sa oled väga silmapaistev täht ja sul ei ole neid võimalusi, võib-olla siis sa leiad need toetajaid. Sa oled tennise lapsevanem või? Mina olen jalgpalli lapsevanem. Mina rääkisin praegu oma lapse tegelikult olukorrast. Palju tennise lapsevanem on reaalselt 6? Ei, praegu ongi, täna on juba treeningud nii, et makstaksegi suvisel perioodil maksad 25 € trenn. Aga palju sul 6 kulub? Räägime 6. Sa võtad eratreeni või ei võta? Jaa, et ikkagi ma arvan, et juba tegelikult, kellel võimalusi on, võetakse eratreeningut, sa võid ju seal kulutada ei tii kui palju, eks ju. 1000 €. Aga isegi sellest ma ei räägi, et ütleme, kui sa võtad niimoodi, et sul on nagu grupitreening. See maksab ka 300 € vähemalt või 400. Ma arvan küll, et kui sul on, ma kohe pakun välja, et kui sul on 3 trenni nädalas. No jalgpalli lapsevanem saab hakkama 105-ga pluss turniirid. Ja ei, see ei ole võrreldav, ei see on jumal tänatud, et mingit alagi saab teha, jalgpalli saab nii teha ja jalgpalli ma soovitan, niisuguse alasid ma soovitan ka nendel mingi aeg harrastada, kes teevad mingit individuaalsporti. Et tegelikult selline võistkonna ala, siuke grupi. Aga seda kõike ju reguleerib ainult üks asi, see on turumajandus. Seda ei reguleeri mitte ükski asi, mitte ükski muu klubi ega mitte midagi. Ega klubid on ka tegelikult selles mõttes vaeslapse rollis täna, sellepärast, et... Ei, riik ikka ka selles mõttes mitte ei reguleeri. Riik ka on siin, riigi osa on ka suur ju. Sest mis võimalused üldse luuakse, kui palju riik osaleb nendes protsessides? No pearahad, jah.
jah, noh, et selles mõttes see ei ole ainult siuke turumajandus, see ei ole ainult turumajandus, see on noh, ega tegelikult ka riik on kokkuvõttes üks suur firma nagu mõnes mõttes, lihtsalt noh, ta natuke toimemehhanismid on võib-olla teised kui noh, ütleme see makromajandus ja mikromajandus, seal on erinevused, aga tegelikult need on, kõik on seotud omavahel. Aga kui ma viskan ühe küsimuse veel õhku, kui võib-olla jalgpalli- ja korvpallitreenerid läheksid protestima, tahame palka juurde, kas tennisetreenerid ühineksid? Või elavad tennisetreenerid või sees? See on vist nurgalt seal on jällegi, et jällegi noh, ma olen kuulnud siin juba ju noh, tegelikult on need kõik ju täna ju tennisemängijad ja endised tennisemängijad, võib-olla ka mõned tennistreenerid, kes täna padelitreenerid on Eestis, on ju. Noh, ma olen kuulnud juba summasid seal 180 eurot tund, on ju. Mis asja? See siis, kui sul on mitu inimest või? Ei, tund koos väljakuga on 180 eurot. No sellised hinnad. Ma räägingi, et kui sa sihukeste asjadega nagu, ega tennises on sama lugu. Kui ma tahan raha teenida, siis ma annan eratunde. Kui ma tahan lapsi treenida, kui ma tahan lapsi treenida, siis ma pean leppima poole väiksema sissetulekuga. Noh, nüüd ongi see dilemma. Aga tasakaalu ei ole olemas? Nüüd ongi see, kuskil ongi see tasakaalupunkt on ju ja koht on ju, et kui palju sul on seda, et sa tahad nagu südamest teha on ju, ja siis ongi, no tegelikult lõpuks ongi, ega treeneritel ongi enam-vähem see just see tasakaalupunkt, et ma annan eratunde selleks, et ma saaksin ka lastega tegeleda. See ongi nagu tegelikult see... Tähendab, mina ütlen niimoodi, et loomulikult on, ma arvan, et kui me räägime treenerist, ja kui tõesti ühe treeneri hind, võtame siis väljaku hinna, no ma ei tea, see 180 tuleb püsti, kas see on see tunnise trennis? Ei no see on nagu lagi ja tipp on ju, aga no ma ei tea, no see on keegi, ei no ma tean, et siin küsiti 5 aastat tagasi ka, mult üks tuttav ütles, kuule, kes ei teadnud üldse hindadest, kuna ma siin küsisin, kusjuures see ei ole mitte selline treener, keda me nüüd väga hästi teame, ma ütlen sulle juba ette, ja küsis mult siin 100 eurot pluss väljak. Mida? Ja siis kui ma teadsin, kes, eks on ju, või no nagu nimetas, ma ütlesin, et palun kirjuta mulle meilile, et sul on seda vaja, mis piirkonnas oled, ma annan sulle kontaktid. No see oli mingi 5-6 aastat tagasi, ma ütlesin, inimesed, noh, selge see, et igal pool sa võid algul nii-öelda küsida, aga seesama padel on ju, kui keegi küsib padelis sihukest asja, kuulge, meil polegi, ma arvan, noh, eestlastest, ja nad võib-olla omavad kvalifikatsiooni, meil polegi seda baasi veel, et küsida sellised rahas. Padeliliit liitus ju EOK-ga ka just. Ei, no väga tore, ei, see kõik on väga hea. Ei no lõppkokkuvõttes igaüks küsib, mis tahab, ega see lõppkokkuvõttes kui maksi on, kui sa maksad, siis sa maksad. Vahet ei ole, on ju. Aga lihtsalt... Mis ma tahtsin öelda, et see annab neile võimaluse ka treeneri kutset nüüd arendada. No see ongi väga, ja sellest ma imestengi, et kui praegu veel see, noh, ütleme, need süsteemid alles, noh, nii-öelda võtavad jalgu alla ja siis, noh, selliseid summasid küsitakse. Tennises paljud keskused ikkagi ju jälgivad, minu teada, ma ei tea, kas kõik keskused, see oli juba vana lugu, see oli juba praktiliselt räägiti sellest 15 aastat tagasi vähemalt, et ei ole päris nii, et igaüks tuleb korviga sinna väljakul hakkab õpetama. No. Korviga muidugi sa võid minna, lihtsalt võib-olla mängidki oma, ma ei tea, lapsega või midagi, aga selles mõttes nagu on näha, et treeneri töö, kus nagu teenitakse nagu raha, inimene noh, õpetab valesti. Ei, aga eratrenni ei või igaüks anda või? No tegelikult ütleme niimoodi, see ei ole vist päris nii, et mõnes keskuse võidakse sulle märkus küll teha või siis võetakse mingi lisatasu või sa tead, Riho, seda paremini vist. See ei ole päris nii, et sa hakkad, noh, ühe korra käid, pole hullu, aga kui sa hakkad regulaarselt käima ja sul puudub treeneri kutse ja kogu aeg erinevad kliendid, seda teemat tegelikult võiks üldse eraldi käsitleda. Mulle meeldis see uudis, et ma ise armastasin ka seal mängimas käia. Pirita Kose noortekeskus oli, jah. Et need peaksid olema ju tasuta väljakud kogukonnale, aga treenerid panevad sinna juba broneeringu peale nii-öelda, mitteametliku ja ütlevad nendele tasuta mängijatele, et ei, mul on broneeritud see. Seal oli põhiprobleem see, et sa ei saa mängima minna. Jah. Mis minusugusele on nagu väga ideaalne koht, kust alustada. Mitte ainult sinusugusele, ma mäletan väga hästi, mu hea sõber Hans Podlipnik Castillo, kes on Tšiili poiss, kes käis siin mängimas Wimbledoni veerandfinalist. Ta ütles, et see on tal lemmikkoht Tallinnas, kus ta mängimas käis, sest see on ainukesed, tol hetkel olid isegi ainukesed kõvakattega välisväljakud, sest Tallinki välisväljakud veel ei olnud. Noh, Tallinkisse tulid hiljem. Mina käisin seal siis, oli veel asfalt, aga nüüd vist tehti... Ja tehti korralikud välisväljakud. See on siis mingisugune umbes ikka 4-5 aastat tagasi. No ja mingid aegu tagasi. Et just väga hea koht kästis ja tegi trenni professionaalne mängija. Sellest rääkides, meil on natukene veel aega. Kas on kuskil veel Tallinnas selline koht, kus saab minna tasuta mängima? Või see on ainus?
minu arust, kas seal Nõmmel ei olnud see vaata üks niisugune, see eraldi, ma ei tea, on see veel alles, vaata seal liiva Sa mõtled Tallinna Tehnikaülikooli vana väljak see päris oli see on nagu rohkem üliõpilastele kuidagi liikmetele. Ma mõtlen Nõmme see samas, kus nüüd, millest sa rääkisid, et kust, Hiiul see üks väljak, aga ma ei tea, kas see on täna ta on Fooruse spordikeskus. Ja ma ei tea, kas ta täna on tasuta. Aga mingi aeg ta oli, jah. Kunagi ta oli põrkesein ja jah. Seal oli ka mingi asfalt. Kunstmuru ja midagi sellist, jah. Mõigus oli ka veel üks lennujaama lähedal. Ei, valdadel kindlasti mingis piirus on valdadel on niimoodi, et kohalikud inimesed saavad mingi hästi sümboolse raha eest, et seal Irus on, ma tean, aga see on nagu, see ei ole nii, et mina tulen sinna. Kiili väljakutest teate midagi? Seal on 2 väljak, seal on 1 või 2. Üks on eraväljak, see on selle Mikko mägi, see on eraväljak, aga ma ei tea, kas seal on siis 1 väljak kuidagi, see on eraväljak 1. Mina kui endine kiilikas lihtsalt tunnen huvi. Ei, see 1 väljak, see on seal ühest väljakust räägid väljas. Kooli kõrval on seal mingi väljak. Ma ei tea, kas see on see sama, et aga üks on üks väljak, kus saab mängida mõistliku... Okay. Ei no kokkuvõtteks ikkagi. Kui sa tahad tennist mängida, peaks sul raha taskus olema ja tihti kipub olema nende nii-öelda tasuta väljakute kipub küsimus olema ka kvaliteedis, et need väljakud ei pruugi nagu olla sellised, et jah, sa arvestad sellega, et ta on nii nagu ta on. Sa lähedki sõbraga lihtsalt toksima, Et mingi võilil kasvab kuskilt välja ka võib-olla, et sellega pead arvestama, et selle võilile pead põrkad natuke valesti. No nii see. Ma viskan õhku veel küsimuse, ma tean, võib-olla tahaks... Mis sa tahaksid Toomas öelda? Ei, ma toon näite, et isegi väljakud on isegi unikivi väljakud on olemas isegi. Siin ma tea Läänemaal on mitu tükki. Nad lihtsalt lähevad ühel hetkel, see mängi ei hoolitse, lähevad sinna, nagu ka kasvab nagu natuke kinni, aga tegelikult on võimalik mängida. Läänemaal üks muruväljak. Sa tead seda? Mis Kõmu räägib, mis Rakveres toimub? Ei, Rakveres on asi selles mõttes läbi. Pekkis, jah? Aga see üks väljak, ma ei mäleta, kus nad nimetavad seda, see, mis nad tegid seest selle korda. Tähendab, üks väljak on olemas siseväljak. Aga kas ainult võetakse väljakud ära või? No praegu seisuga küll, jah. Meil tuleb, kui ma nüüd uskuda, siis minu meelest meil tuleb Euroopa kaardi keskus tuleb Eestisse, mitte nimetuse all, aga et me hakkame nüüd kaardisporti järsku, mis on eriti populaarne üle maailma, ma saan aru. Et ma ei tea, palju siis meil seal Rakveres 200 kaardisõitjad tuleb. Aga mis Maret oma lastega teeb? Ei no see üks väljak on, nad tegid selle seest korda, siin on, ma ei tea, kuidas need rahastuse seisu, seal on kõik, sa tead ju, kuidas seda nimetatakse, issand, ma peaks Facebookist vaatama, aga vahet pole igal, see, kus olid siuksed nagu kitsakad olud varem, kus mängitigi, nüüd see tehti seest korda, see on tipp-topp tegelikult. Aga see on üks väljak. Jällegi, me võime ju kritiseerida, aga ma olen eraomanik, mul on mingisugused asjad lähevad kogu aeg kallimaks, ja ma mõtlen, kuidas ma ruutmeetri pealt saan võimalikult palju raha. Aga arvad, et saad selle kaardispordi? No jaa, aga võib-olla, ma ei tea. No ma tahan sulle... Kaardispordis on väga lihtne. Sa lähed oma lapsega sinna, rendid 10 eurot kart ja sõidad. Sünnipäevad ja asjad. Jaa, see on ja seal on muu... Sünnipäevad teenise väljakul. Ega see ei ole seotud tippspordiga. Jaa, aga keset linna siis põhimõtteliselt Rakveres. Peaaegu, et kesklinnas on mingi põrin hakkab. See on selle staadioni. See on ju hallis sees ju. No jaa, seda küll, aga ikka kogu see... Aga ma mõtlengi, et see on jällegi... Iga üks teeb, mis tahab, kui sul on oma eraasi ja loogiline, et sa vaatad ju ja kui sealt tuleb vormel 1 staar, why not? Kui tuleb. Aga on meil tennisest veel midagi toimumast lähiajal, millest peaks teadma Eestis? Ma ei tea, on rahvusvahelisi turniire Toomas ehitab Kalevisse tennise halli varsti. Mina ei ehita midagi. Aga kuidas Anikinal läheb? Selles mõttes Anikinal ma arvan, kui kõik treeningprotsessid klapivad, ta nüüd mängib, millal nüüd tuleb see Mastersse? Loen tennisnetis, Marlene Rašinski võitis Tallinna Openi. No jah, aga ma mõtlen, et see tennis, see on see Euroopa noored U14 vanuseklassist, ta on praegu ju teine seal, see on see Road to Prantsusmaal toimub see, see on ju see... Kas see on nüüd Annese lapselaps? No tõenäoliselt, jah, tal on ju, jah, seal on neid mina vist mängisin tema isaga seal klubide karikal. Sa mõtled Eik... Natukene... Tenniseliidu kodulehe nädala sündmused, noorteliiga turniirid, nädalavahetused ja laste tennise turniirid. Vaata lähemalt. Aga ma arvan, et... Jälgi mängu, Mark Lajal, ATP Challenger, Saint-Tropez, Malõgina, Türgi, ITF, Kaiser. Ja Danil läks ka... Elisabeth Jürna, Hispaania, Tseula, ITF. See on see, kes elab Hispaanias, aga ta on... Ja Johannes Seeman, ITF,
Portugal, see Tuubal. Ja Daniil Klinka ja Kenneth Raismaa läksid ka Prantsusmaale. Aga mitte siis sel nädalal? Ei peaks olema, peaks mängima. Miks siis tennise? Mängivad 25. see nädal, sest seal oli... Paarismäng võib vahest jääda tähelepanu fookusest välja, võib juhtuda niimoodi, et kuidagi tavaliselt nagu eeldatakse seda, et algul minnakse nii üksik. Tennise kuu käib? No see on kindlasti ja selle kohta, see on juba mitu aastat see on olnud nüüd? 10. See on 14. aasta. Registreerimine on kahjuks lõppenud. No võtta, aga seal on juba ka see olukord, et täpselt sama, ma rääkisin Tenniseliidust Allari ja Erega, küsisin ka, et umbes statistika kuskil 400 last vist enam-vähem registreerus, aga paljud klubid loobuvad, sest et neil ei ole kuhu panna neil lapsi. Neil ei ole lihtsalt võimalus. Klubid on täis ja platse ei ole. Aga me teeme veel vähemaks, ja me teeme veel vähemaks, just täpselt. Me edendame ju tennist. Vaatame spordiregistri andmetel, palju meil üldse mängib. On ju huvitav teada. Ja siis äkki tõmbame täna selle saatele joone alla ka, mis pidi olema Davis Cupi teemaline. Laienes nii automaatselt. Nii, tennises meil on 86 tenniseorganisatsiooni, 35 spordikooli, 7459 harrastajat, 163 treeneri kutset, 253 treeneri töökohta, mis siis näitab, et ilma kutseta on päris paljud, ja 310 tenniseobjekti. No miks need numbrid on olulised kindlasti? See on kuidagi püsinud nagu suhted, see 7000 juures on püsinud. On püsinud, jah. Ja ma mälen minu arust see number, võib-olla ta on natuke tõusnud, aga reaalselt ju mängib ju tegelikult ju, et harrastajad 7,5, see on vale number. No see on kuskil klubidele. See on ju, mis nad on registreerinud. Aga miks need numbrid on nagu olulised ja mida ma tahtsin Toomast kiita? 90-ndatel, kui Toomas vedas liiga tennist, tulid inimesed üldse esimest korda tennisega tutvust tegema, hakkasid mängima liigaturniire ja tegelikult sealt oli see baas, kelle lapsed jõudsid pärast tipptennisesse. Väga paljud need samad mängijad olid need, kes tõid oma lapsed tennisesse. Väike puum on ikkagi toimunud, sest aastal 23 oli 6900. Nüüd me räägime 7500. See on sellepärast, et eks ikkagi ju ühest küljest me ütlesime, et väljakud on vähemaks ja mitte päris see ei ole ka tõene jutt, eks on ju tegelikult ju tennise, Tartus ütleme okei, sellest on juba aega möödas, ikkagi on ju kogu aeg ikkagi nagu lisandunud võib-olla ja nüüd Pärnus ju tuli 3 siseväljakut juurde, eks on ju, et päris see nii ei ole, et nüüd vähemaks jääb, aga lihtsalt see number on see, mis nad on need klubid, kui nad see registrisse kannavad, neid numbreid, eks on ju, aga tegelikult mina ütlen, et kuskil üle 10 000 tegelikult mängijaid. Küsimus on ka, kui tihti käib. Aga tegelikult reaalselt mängib ikka kuskil 10 000 ringis inimesi, kes vähemalt võib-olla korra 2. Kas sa oskad öelda numbri kõik liigatennises, palju päriselt turniidel osalejad on? Ei, ma ei tea, see on kuskil, ma ei hakka täpselt. Suurus jääb 2-3 tuhat. Ei ole. See on 1000 ringis, see on ikkagi, aga kui sa pane sinna otsa kes võistlevad nii-öelda, jah? Ja, aga sa pead tegelikult vaatama selle järgi, et tegelikult teine hästi suur kontingent on see, mis on inimestel ikkagi on aeg on ka nii-öelda time is money, eks on ju, ja nii edasi, ja pereelu ja et tegelikult paljud mängivad reedeti või pühapäeviti on sellised hästi populaarsed, on ka sellised seltskonna, mingi paar tundi mängitakse või mingid ajatennise, need on natuke teised, ütleme seal võib-olla ei ole see see sportlik pool võib-olla nii oluline. Seal on veel suurem kontingent muidugi. Ei, ma ei ütle, et kas seal kõikide klubide peale kokku jälle umbes sama, sest sa pead arvestama selle 7500 siis on ju ka noored, eks on ju, ja lapsed. Nii et tegelikult on, ma ütlen niimoodi, ma arvan, et ma nii hinnanguliselt ütlen, kes nagu võistlevad mingis formaadis. Nüüd võtame need noored, siis need samad harrastajad, klubid ja siis see on nagu hinnanguliselt öeldud, et see võiks olla see number kuskil võib-olla seal isegi tõesti võib-olla 2500 või see on paar tuhat, kes reaalselt nagu kuskil midagi mängivad. Seeniorid veel, see kogus ei ole suur. Et tegelikult klubisisesed mingid üritused, siis on need seltskonnaturniirid, et tegelikult kuskil 2500. Nüüd üks huvitav fakt või mõte, mis käis kunagi Urmas Sõõrumaga, siis kui ta presidendiks tuli, ütles, et näed, et Taanis näiteks tenniseliit, et seal on nagu prestiižne, et iga inimene omab seda litsentsi, ta ei pea olema võistlev, vaid ta nii-öelda maksab selle fikstasu. Nüüd ütleme nüüd niimoodi, et näiteks kui meil, ma ei tea, kas need 7500, ütleme neist 2500, igaüks annaks näiteks 50 € aastas.
no okei, ma saan aru, et mõni ütleb, see on juba suur summa, et lastel nendel on seal vist kuni 10-aastaseni litsents tasuta, aga vaat niimoodi need rahad ka liiguvad mingit pidi, noh, aga no muidugi me ei ole nii suur kui need riigid. Ja mul tuli praegu meelde sinu jutu peale, me kunagi käisime Allariga kuskil ühel ITF-i seminaril ja rääkisin Šveitsi tenniseliidu juhiga vist oli ja ta ütles mulle niimoodi, et nendel litsentsid on eelarvest üle 90% ja toetusosa, sponsorrahad on nii väike osa, et noh, meeletult hästi on see litsendisüsteem, neil töötab see. Aga ma ei ütle, et meil ei tööta, aga me ei saa küsida meil inimest, sest et elu on nii kallis, eks on ju, et noh, tegelikult on noh, me ei saa seda summat küsida, aga lihtsalt võib-olla võiks olla see, et niisugune solidaarsuse mõttes seal oleks eelarvele ikkagi abi, noh, et inimene, kes ei pruugi isegi võistelda, ta tahaks seda litsentsi omada. Küsin tenniseliidu esindajalt veel viimase küsimuse, kas Federico Riiki on aktiivne veel Eestis? No minu teada on, ma ei oska nüüd tõesti suvekuude kohta väga öelda, ma ei ole ennast sellega... Ma nägin teda Eesti meistrivõistlustel viimati. Ja siis ma nägin ka teda, aga mis nüüd vahepeal toimub, ma ei oska selles mõttes öelda, et ma tõesti ei ole sellega kursis. Aga teil mingit aruandlus? Ei no kindlasti tuleb, kui meil juhatuse koosolek tuleb, siis me seda arutame. No, ma arvan, nüüd varsti tuleb. Maa peal või mere peal? Ei, meil on väga erinevalt. Viimasel ajal ikkagi isegi on tihti olnud ikkagi seal samas ikka siin nii-öelda maapinnal. Mingi periood oli võib-olla läbi Zoomi ja kõik versioonid on olnud. Aga laeva peal on tavaliselt see aasta üldkogu on aasta koosolek on laeva peal, jah. Laeva peal on. Mitte juhatuse tavaliselt siin sügisel tuleb kindlasti. Et ega meil on vaja ju järgmist aastat perspektiivis vaadata ja ega neid küsimusi on ju nii palju. Et mina ütlen seda, et kindlasti on tegelikult meil tennis ei ole üldse selles plaanis üldse kõige halvemas seisus või kui võrrelda mingi teiste aladega, et tegelikult meil on kokkuvõttes ju, ma ei räägi ainult mingi sportlike tulemuste põhjal, aga just ikkagi mingi baas meil on, et ikkagi ettevõtted ka on valmis nii-öelda olema partnerid ja Riho on ka selles mõttes, ta on ka kindlasti kursis ikkagi läbi aastat, et see on, meil on vedanud, aga kui hüppab niimoodi alt ära nagu jalgpalliliidul võib-olla siin seda tennis küll üle elaks, kui vähemalt mingi periood, kui meil 2 võib-olla suuremat toetajat näiteks ütleme, ei oleks taga, siis oleks väga keeruline. Et me peame tegelikult suhtuma nendesse... ma siiski usun, et jalgpalliliit leiab üsna muretult uue autopartneri. No ja võib-olla sõnumi muudab natukene. Seda ma ei usu, et ta muudab. Ei usu, jah. Ei, kindlasti ta ei muuda. Siis ei saa muutuda see, kui sa sõidad sealt vahepeal praamiga selle pikamaa maha, et kas seal ei või mingi mõte muutuda natuke. Okei, ma võtsin nuumeri. See on ju pikk maa, kus edasi tagasi... Riho pealt mitte midagi on muutunud. Millest sa räägid? Ei, sa said aru küll, millest ma räägin. Ei, okei, see oli niisugune iroonia, aga ei, no ma ütlen tegelikult see sama nagu baasid ja asjad kõik ikkagi erakapitalil väga palju põhineb, aga nüüd on küsimus see üldine majanduse seisund, ega neid ettevõtteid nii pigistatakse seal, ma ei ole nüüd viimase isegi kursis, kas on midagi muutunud nendes, tead, need soodustused või midagi. Meil ju kogu aeg öeldakse, et mingid soodustusi ei peaks olema, mitte kuskil. Või erisusi. Jah. See on diskussiooni koht. Jah. Tead, saigi tund aega täis. Ma tahtsin tegelikult öelda, mitmes saade meil oli. Meil oli 154. episood matšpallil. Ja tegelikult on võimalik ka kuulajatel teha meie episoodid ägedaks. Saates meile erinevaid teemapakkumisi või küsimusi, millest võiks teha erisaate. Või kellega võiks teha? Jah, või kellega. On sul mingi list? Meil ei ole tulnud mitte ühtegi. Millal sa seda välja kuulutanud oled? Iga kord. Aga kas meil on soovitatud keegi, et võt seda võiks kutsuda? On olnud sellist soovitus? Läbi ajaloo, ma arvan, et on paar tükki. Aga keda on soovitatud, tead sa ka või? Ei. Rafael Nadal. Peab üles otsima. Nadali kutsume kindlasti saatesse. Praegu on suur maailma tennises on suur diskussioon, kas Alcaraz ja Sinner parima ajal Nadalile oleks liiva peal vastu saanud. See on nüüd tohutu diskussioon, kõik arutavad. Aga no nii põnev on, meedial on nii põnev. See on sama mõttetu, kui et Diego Maradona poleks premium-liigas hakkama saanud. Jaa, just täpselt. See on jah. Aga enamus tenniseksperti arvasid, et Nadal on parem. Ahah. Aga see, et tennis on kiiremaks läinud iga päeva. Esimesed olümpiamängud 100 meetris võideti tulemusega 12,0. Aga need ei ole nüüd nii erinevad ajastud. No jaa, ma lihtsalt vaata, kui suur vahe on, aga küsimus on ju selles, et siis nii aeglaselt joostigi. Jaa, aga 100 meetris enam ma julgen öelda, Usain Bolti aega ei joosta üle.
ei no kunagi ikka joostaks. Ei, ma ei usu. See jääbki või? Ma arvan küll. No vaata, teisel on kaugel. No aga alati on ju Jesse Owensi kohta ka öeldi ja mida iganes seal mingid väga head rohud peavad. Ja siis teine diskussioon, mis on käinud, on see, et kas sellises vanuses nagu Djokovic on, et kas ta üldse spordis ongi kõige kõvemas vormis on ju. No, mina julgeksin ikka öelda, et sinna saaks LeBron Jamesi ja Ronaldo ka kõrvale panna. Need mehed on ka imemehed muidugi. Ronaldo on, jah. No ta on ju ka sama vana praktiliselt ju. Aga vaata, seal on natukene see nüanss, et meeskonna alal on veidikene see olukord. Ei ole päris üksi, jah. Sul on võimalik natukene jalga... Natukene võimalik koondise peale. Õiges kohas, õigel ajal. Aga spordiala, mis on ikkagi, me teame, et vanusega võib-olla vastupidavusaladel on, kus sul on vaja tõesti kõike, kiirust, sportimisvõimet, kõike, et see vanusega on see eriti keeruline. Vaata, seal nüüd oli selle kergejõustikul, kui Lavillini, ma ei tea, kas ta nüüd vigastas ennast. Kuidas meil täna läks? Ei, ära räägi sellest. Maailmarekord tuli või? See lindistab või? Ei, no ma tahan vaadata, ei räägi sellest, aga ma tahan öelda, et kvalifikatsioonis, ma ei tea, kas see Branson nüüd vigastas või mitte, ta on ju ka mis ta on, 41 vana või? Teevasüppe, Lavillini. Peast ei tea. No ka midagi sinna kanti. Et selgelt ta on äge, kõik ütlevad, näed, jõuab võib-olla finaali ja võib-olla saab aga võit enam ei võida. See on see asi, enam ei võida. Sa ei taha ühtegi tulemust teada, jah? Ei. Ma tean ainult ühte asja, et eestlastel maraton ebaõnnestus või mitte nende oli ka vastav ilm ja, aga rohkem, ära palun räägi. Selles mõttes, et spordis on üks asi vahest vaata, kui sul ei ole võimalik, nüüd on hea see salvestuse moment, et keegi ütleb kodus, miks ma on vaja just nüüd vaadata? Ma saan mina ei suuda järgi vaadata. Kui ma ei tea midagi, siis ma olen veel suutnud, aga üldiselt on laivis on ikkagi see õige. Kuidas ma Grand Slami vaatan, 2 nädalat oled öösel üleval, ma vaatan hommikul, ärkan üles, lükkan kõik välja, hakkan vaatama, nagu oleks laivis. Mina teen küll niimoodi. Aga sa saad ju edasi kerida. Sa ju tead, et sa saad. Okei, reklaamiplausi kerin edasi. Aga mängu ei keri. Ma kerin ainult reklaamipausi edasi. Mina vaatan niimoodi Austraalia lahtised Ameerikad alati. Küsimus on jah just sellest aja Tõnis on ju jõhker aeg, mis läheb. Et selles mõttes ma ei propageeri, et kõiki asju peaks nii vaatama. Loomulikult, otse on nagu õige. Aga sellepärast ongi otse õige. Selles mõttes, et kui sa ikkagi, ma olen nõus suga tegelikult, seal mingisugune natuke teine tunnetus. Sa tead, et see, mis juhtus 10 sekundit tagasi. Ja, natuke ikka päästab see, kui sa ei ole kursis asjaga. Aga sa pead ju lüütama välja kõik asjad. Ei, no ma ei ava praegu. Ütleme, praegu juhtub sul seal Tokyos midagi, mis pakub pinget kogu maailmale. Et ma panen Delfi den lahti ja siis on pealkiri, jah? Vabalt. Ja sul push ei ole sees või? Teavitusi? Ei, Delfi ja Postimees ma olen selle pannud küll kõrvale, et miks ta peaks... Kujuta ette, mis siis... Ei, siis sa teada esimesena, kui midagi... No ma ei tea, mul piisab juba nendest muudest notificationitest, eks on ju, siin oled mingites klubides liige, see... Aga kus sa esimesena teada saad, kui sa pead kuskile... Sa mõtled, juhtub midagi või? Jah. Ei, no siis on see alert tuleb mulle vist ikkagi siia sõnumina, see tuleb sisse ikka mulle. See on see riigi alert, aga see võib üljaks jääda. Mul on omad lipid. Aga ühesõnaga jah, mis ma tahtsin veel öelda, ma eile vaatasin Juhan Kilumets tegi seal inimtühjast Tokyos tegi selle reportaaži AK-sse. Aga see on see, kuidas mina mäletan Tokyot, sest olümpial ju ei olnudki publikut. Aga nüüd on see publik alles. Ja tegelikult mis on hea võrreldes nende igust Araabia maadega, tegelikult on staadion täis ju. On vist ju täis ju, või ei ole või? Ma pole ühtegi üle... Ma ei tea, ma vaatasin seal salvestus seda meeste 10 000 ja mis oli väga kihvt, mulle nii meeldib, et praegu on eurooplased ikkagi, ma ei tea, kuidas nüüd täna on väga hästi esinenud, et kuidagi võib-olla need oludega... See kõva, et eurooplane võitis. Aga siis oli küll rahvast nagu palju, aga ma ei tea, kas see kehtib... Aga fotofinišiga maraton on ka päris äge ju. Ära pagan küll. Meil hakkas nüüd teine saade vist. Seda ka ei teadnud või? No ma ei ole spetsiaalselt, ma mind ei huvita need uudid. Miks sa seda räägid? Kurat, ma mõtlesin, et see õhtust ei, no mulle meeldib fotofinist 60. aastal Roomas oli fotofinist 400 meetrit. Aga ma seda mõtlesingi. Okei, seda mõtlesingi. Kuulge, teine saade hakkas vist juba tundub. Ma seda mõtlesingi. Aitäh kuulamast ja järgmise korrani.